Tere, Joonas minu nimi ja näitan teile täna, kuidas kasutada CostPocketit koos Merit Activaga. Kui otsite tarkvara, millega tšekke digiteerida, arveid digiteerida ja e-arveid vastu võtta, siis olete õiges kohas. Ja oma demo olen ehitanud üles niimoodi, et kõigepealt vaatame, kuidas teenust tööle panna, siis saadame üksiku dokumendi Meritisse, siis saadame e-mailiga ühe dokumendi Meritisse ja siis teeme ühe aruande ja saadame selle ka Meritisse. Nii, aga oletame siis praegu sellist olukorda, kus olete Meriti kasutaja juba ja veel CostPocketit teil üldse ei ole. Siis logite Meritisse sisse, valite enda ettevõtte, lähete seaded, ettevõtte andmed, e-arved ja muud integratsioonid seadmed. Kui kerite alla poole, siis siin on CostPocket. Kui teil CostPocketis kontot veel ei ole ja te vajutate aktiveeri nuppu, siis registreeritakse see sama ettevõtte CostPocketis, lisatakse sellele ettevõttele liidestus raamatupidamistarkvaraga ehk Meritiga ja see e-maili aadress, millega te olete Meritisse sisse loginud, lisatakse administraatoriks, peamiseks e-maili aadressiks. Teine võimalus on ka veel, kui näiteks ettevõte on juba registreeritud CostPocketis ja vajutate aktiveeri, siis lisatakse lihtsalt olemasolevale ettevõttele liidestus raamatupidamistarkvaraga ehk Meritiga. Ja ühte asja tahtsin veel näidata teile, seda lauset, et siis selle aasta algusest on võimalik ka läbi CostPocketi vastu võtta e-arveid. Ja pakume sellist päris magusat hinda, et 100 e-arve vastuvõtmise eest võtame ainult 1 euro kuus. Ehk 1 euro eest kuus on võimalik vastu võtta 100 e-arvet. Nii, läheme nüüd, siis see oli siis osa, kuidas seda teenust nagu tööle panna. Läheme nüüd, hüppame CostPocket äppi. CostPocket äpp näeb siis nii arvutis kui telefonis täpselt samasugune välja, selline. Erinevus on ainult selles, et kui vajutada tee pilti arvutiga, siis ta teeb lahti kausta, kus saab valida dokumenti. Kui vajutada telefoniga, siis ta läheb pildistamise kaamerasse. Ja mida siin veel teha saab, siis üleval on ettevõtte nimed. Minul on neid siin hästi palju. Tavaliselt on raamatupidajatel võib ka neid hästi palju olla. Tavaliselt ettevõtte juhil on neid võib-olla 1-2. Siis lisaks on siin ka kuludokumendid, siin kus me praegu oleme, ja ka aruanded, võimalik ka aruandeid teha. Nüüd võib olla, et teil näeb see vaade natuke teistsugune välja. Näitan teile, et minul on aruanded sisse lülitatud. Luba aruande esitamine, lülitan ta välja, salvesta. Lähen tagasi ja tagasi. Ja siis ta näebki välja selline ilma aruanneteta. Et tegelikult, kui olete suhteliselt väike ettevõtja, enamik dokumentide eest maksate ka ettevõtte kaardiga ja raamatupidaja ütleb, et täitsa okei on, kui kõik dokumendid tulevad ükshaaval Meritisse, siis võib täiesti kasutadagi niimoodi. Et võib-olla kasutajal ongi nagu kõige lihtsam hoopis. Et mingid aruanded midagi polegi, tee lihtsalt pilt ja saadetakse ära. Aga me aina rohkem näeme, et ettevõtted kasutavad aruandeid, siis meie täna kasutame ka aruandeid. Lülitan uuesti sisse ja salvestan. Nii, aga oli, jah. Ma vaatasin valesti. Kuludokumendid, aruanded. Nii, ja hakkame siis nüüd vaikselt dokumente esitama. Paneme kõigepealt lihtsalt esimesel korral lihtsalt üksiku dokumendi. Tee pilti. Siis näitan teile seda pilti ka. Siis see on siin Neste dokument minu põlve peal tehtud. Panen ava. Nüüd ta küsib mõned küsimused. Ta küsib, et kas see kuulub hüvitamisele või ei kuulu hüvitamisele. Ehk kas me maksime eraisikuna
ja soovin seda raha tagasi saada või maksin juba ettevõtte vahenditest. See on makstud ettevõtte vahenditest. Siis kuidas täpselt maksti firma kaardiga ja siis ta küsib, mis see kululiik oli. Kululiiki on teil võimalik täiesti muuta selliseks, nagu teie ise soovite. Et seda saab täiesti muuta. Siinkohal valime auto. Siis nüüd ta küsib, et pean lisama kommentaari. Võib täitsa suvalt siia kirjutada midagi raamatupidajale või võib, vabas vormis võib kirjutada või võib kasutada juba olemasolevat kommentaari. Näiteks ütleme, et mingi projekti nimi, objekti nimi ja siis saate lihtsalt klõpsata peale ja ta täidab ise selle välja ära. Nii, salvesta. Siis nüüd ta küsib, et kas ma soovin lisada seda dokumenti ka mõnda aruandesse. Esimest dokumenti ei lisa, et saadame selle lihtsalt üksikult. Siis siin ta näitab kõiki andmeid, mis ta selle dokumendi pealt välja luges. Tundub, et ta on kiiruga vaadates, et ta on kõik ilusti välja lugenud ja kui me vajutamegi salvesta, see dokument on digiteeritud ja saadetakse otse raamatupidamistarkvarasse ära. Näitab ka saadetud. Ja lähme kohe Meritisse ja vaatame selle dokumendi üle ka. Nii, Meritisse. Lähme selle õige ettevõtte alla, kellele me saatsime selle. Siis lähme ost, kinnitamata ostuarved. Ja minul on siin neid hästi palju, sest ma vahepeal testin, vahepeal demon inimestele, et sellepärast neid on siin tohutus koguses. Nii. Ja nüüd teeme niimoodi, et paneme saabumise järgi, sest muidu neid on liiga palju siin. Niimoodi esimene dokument olemas. Ja siin ongi näha, kuidas ta nagu tuleb. Kõik andmed, mis ta välja luges, on siin üleval. Dokument on siin ja siin on ka kogu see summade väli ja kogu see rea informatsioon. Ja raamatupidaja saabki lihtsalt artikli lisada ja ära salvestada. Ja kui teil hakkavad arved nagu korduma, siis hakkab Merit ühel hetkel ise pakkuma ka neid artikleid. Nii, niimoodi siis käib üksiku dokumendi saatmine. Läheme uuesti Costpocketisse tagasi. Ja nüüd ma näitan teile järgmist asja, mis on võimalik. Ehk siis e-mailiga on võimalik dokumente saata Costpocketisse. Võib saata alates PDF-arvest kuni igasugused Uber, Bolt, Amazonist ostate midagi, Apple'ist ostsite midagi, igasugused, kõik, mis teil põhimõtteliselt e-mailil tuleb, võib siia edasi saata. Ja kus selle e-maili aadressi saab, on, kui lähete settingutesse, siis siin üleval on selline e-maili aadress, on minu nimi pluss ettevõtte nimi @costpocket.com. Ja te võite kasutada, kui te kasutate koos enda nimega, siis see dokument seotakse teiega ära, et nagu teie olite selle dokumendi esitaja. Kui tahate selle e-maili anda edasi nagu tarnijale, saadaks otse sellele e-mailile, siis võite ilma enda nimeta ka selle võtta. Ja kui me teeme siia peale vajutuse, siis ta kopeerib selle e-maili aadressi. Nii, läheme nüüd e-maili, võtame siit ühe dokumendi, paneme forward ja võime lihtsalt siia lisada selle e-maili aadressi ja saata või võime ka kirjutada kommentaari, et kõik, mis te kirjutate pealkirja, miks arve on tasutud, see läheb raamatupidajale kommentaarina kaasa. Nii, ja saadamegi ta ära. Muide, e-mailiga võib ka saata kuni 100 manust korraga. Meil on täitsa ettevõtteid, kes saadavadki suurtes kogustes neid sisse e-mailiga. Nii, nüüd lähme tagasi äppi. Nüüd on see dokument, mis ma just saatsin, robotil on aega seda digiteerida umbes 1 minut. Võime vahepeal siin ka värskendada teda, näha, et kas ta juba on jõudnud siia. Nii, tundub, et ta juba on jõudnud siia. Talle ühe värskenduse veel. Nii, super. Nüüd see dokument on siin ja ta on ka edasi saadetud raamatupidamisse. Läheme siis hüppame jälle Meritisse.
otsime ta ülesse. Nii, ja Sony oma on siin. Tuleb samamoodi tegelikult nagu eelmine. Samamoodi jälle artikkel puudu, summad on ka siin kõik olemas. Minu pilt vist on ees, et te võib-olla ei näe seda, aga nad on siin ilusti olemas. Ja artikliga samamoodi, et raamatupidaja saab lisada ja salvestada selle. Ja ma näitan teile nüüd ka aruandeid. Nii, tuleme uuesti siia tagasi. Läheme aruanded, teeme uus aruanne ja kahtesugust aruannet. Kuluaruanne on ju see lihtsam aruanne ja lähetusaruannete koos lähetustega. Kuluaruandel on lihtsalt nime vaja. Lihtsalt nimi ja saategi juba dokumente sisse panna. Teeme täna siis lähetusaruande hoopis. Kui valite lähetusaruande, siis küsitakse sihtriiki. Kui see on väljaspool Eestit, siis on kohe ka päevarahad olemas. Nii, valime siit siis kuupäevad. Pahasti. Tuletame, et olime Soomes selle nädala alguses. Lisaks on võimalik ka lisada, et lähetus algas hilja õhtul või saabusite hästi vara hommikul, et siis selle päeva, viimase päevast nagu raha ei saa või esimese päevast raha ei saa. Siis tuleb see lisada lähetuse eesmärk ja sisu, paneme näiteks lihtsalt koosolek. Ja lisaks on ka võimalik selline asi, et kui näiteks ei maksta päevarahasi välja täisulatuses, eks ole, et makstakse ainult 40 € päeva eest, siis on võimalik siia see piirmäär lisada. Näiteks, et siis te ei tulegi seda täiskogust. Meie oletame, et meil makstakse kogu täissumma. Nii, salvestame. Nüüd on see aruanne meil olemas ja nüüd me saame siia dokumente lisada. Teeme nüüd hoopis niipidi, et ma saadan esimese dokumenti siia e-mailiga. Sest meil on 2 erinevat e-maili on. Kui me lähme settingutesse, siis see on arvete e-mail. Siia saatke need dokumendid, mis tuleb otse saata raamatupidamisse edasi. Aga kui soovite saata, lähme nüüd uuesti otsime selle aruande üles, siis me lõime, arvan, et see ongi see. Kui soovite saata aruande alla, aruandesse dokumente, siis kasutage seda e-maili, mis siin aruande sees on. Et ta kujult näeb välja hästi sarnane, lihtsalt see Soome on ka siin ees, et see on nagu riik, kus te tulite. Nii, või kus te siis nagu läksite. Saadame siis niimoodi ja edasta. Nii, ja lisame siia nüüd ühe dokumendi veel. Niimoodi, võtame nüüd selle järgmise siit. Nii, siin ta on. Rongipilet siis. Vaba. Paneme, et kuulub hüvitamisele. Transport. Kommentaari ei pane. Nii. Tundub ka, et andmed on õiged. Panen lihtsalt salvesta. Nii. Olemas. Teen talle värskenduse ka. Võtame, kas see Sony arve on ka jõudnud. Nii, super. Sony arve on ka siin olemas nüüd. See, mis me e-mailiga siia alguses saatsime. Aruandes ja siin on andmed ka ilusti olemas. Ma panen ka hüvitamisele, et on makstud eraisikuna. Ehk see kogu aruanne kuuluks hüvitamisele. Niimoodi. Ja oletame, et siis nüüd on aruanne valmis. Ma saan veel lisada siia dokumente. Võin ka vahepeal aruandest välja minna, äppi kinni panna ja uuesti sinna aruandesse tagasi minna sisse, et ta nii kaua ootab, kui teie ise vajutate, et esite aruanne, et aruanne on valmis. Ja oletame, et kui ta nüüd on siis valmis, vajutame esita aruanne ja jah. Ta genereerib sellest aruande ja saadab edasi ka Meritisse. Nii, aruanne saadetud. Läheme veel korraks Meritisse, ütleme siia, et vaatame viimaseid dokumente ja siin ta meil on see aruanne, mis me just tegime. Tema näeb natukene selline teistsugusem välja, temal on see esimene leht, isegine IBANit näitab siin, mis ma olen endal konto alla lisanud. Soome, alguskuupäev, päevarahad
ja siis tulevad need dokumendid ka järgi siit. Ja pildid ka on olemas kõik kaasas ilusti dokumentide kohta. Ja siin samamoodi näete ilusti neid ridu, mis kaasa tulid selle aruandega. Ja summa kokku ka ilusti olemas. Niimoodi siis on võimalik ka aruandeid saata Meritisse. Ja sellega ongi meie selline väikene demo nagu läbi saanud. Et aitäh, et vaatasite.